see on ikka nii uskumatu ja samas ebaloogiline, et siin koolis on 325 aastat haridust antud. Mida sa ajad? 325 on nagu ikka veits liiga ebaloogiline ju. Sa üldse ei pane tähele, mis siin koolis toimub. Kogu aeg räägitakse, et 325 juubel, 325 aastat haridust. 325 on ikka päris suur ja tähtis number. Ei ole loogiline. See maja on siin heal juhul olnud võib-olla mõned aastad. Praegu 6 aastat. Ja sa tahad öelda, et me oleme siin juba õppinud umbes 325 aastat. Nagu ma lootsin sinust ikkagi veidike rohkem. Milles vaidlus, sõbrad? Tegelikult on õige, et siin majas on õppetöö käinud nii ja nii 6 aastat, aga Keilas on antud haridust ikkagi 325 aastat. Ja Keilas õpetas pastor Pakel lastele 2 talve lugemist, kirjutamist, ka rehkendamist, see on matemaatika, kirikulaule ja katekismus, see on usuga seotud, sest see on niisugune, mida lastele siis õpetati. Ja lapsed käisid koolis 2 talve. Ainult 2 talve, sest lastel oli muud ka teha. Nad pidid kodus aitama, kes lapsi hoidma, kes karjas käima. Ja nad alustasid õppetööd mitte septembrist nagu meie, vaid oktoobrist ja olid kevadeni ainult. Ei olnud niiviisi, et juunis lõpetasid. Ehk siis Keilas on juba aastast 1691 antud haridust. Just nimelt, sul on täiesti õige arvutus, kulla noormes. No aga te ju mainisite, et see polnud järjepidev haridus. Et mingisugune segane aeg oli, mingisugune auk ja mille siis seda järjepidevat haridust andma hakati. Väga targad küsimused, aga me peame nendele küsimustele ka õiged vastused saama. Läheme, ma selgitan teile kohe. Kui 19. sajand oli käes, Eestis hariduselu sai pöörded ja 1867. aastal võttis Keila hariduselu juhtimise enda kätte mees nimega Ampel. Ja õppetöö toimus Väljaotsa talus, Rehetoas ja õppetöö toimus 2 päeva nädalas. 2 päeva nädalas? Karl, ma ju ütlesin, et sa oleksid pidanud õpilasesinduse presidendina selle reformi ikkagi läbi viima. Et ainult 2 päeva oleme koolis ja siis ülejäänud oleme kodu. Lapsed, rahu! Okei, ja vanalasti oli lastel tõesti raske. Oli palju talutöid ja nii edasi. Väga huvitav, ja, aga millal see päris värk siis peale hakkas? Kuule, laps, mis päris värk? Ei no, ta mõtleb seda, et millal see algkoolimaja ja see vana gümnaasium, millal need siis ehitati, millal see õppimine algas, mida meie mõistus ka veel mäletab. See värk, mis tõeline värk, mis sina mõtled, see toimis kogu aeg, aga õigesti läks ta käiku 1930, kui ehitati meie kuulus algkoolimaja peale Vabadussõda. See on Vabadussõja mälestusmärk. Sellepärast öeldaksegi, et algkool Vabadussõja mälestusmärk. Loogiline ju. Tubli tüdruk, sa oled täiesti õigel teel. Kui 1930. aastal valmis algkoolimaja, see oli täiesti muinasjutuloss võrreldes Rehetoas oleva ruumiga ja koolis oli siis juba 220 õpilast ja kool oli 6-klassiline. Ja meid on praegu siin koolis üle 1500 õpilase ja tänu sellele oleme me maailmas kõige suurem eestikeelset haridust andev kool. Tubli poiss, peale teist maailmasõda liideti algkooli 6. klassile 7. klass ja sai mitte täielik keskkool. Mitte täielik keskkool? Mitte täielik keskkool, seda kõlas ju palju ilusamini, ikka keskkool, aga tegelikult
1975. aastast läks ikka kool üle gümnaasiumiharidusele ja Põhja tänava maja oli selleks ajaks valmis ehitatud ja nüüd seda juba lammutatakse. Igal kevadel annab kool endast midagi ära, aga sügisel saab tagasi. Aga see on uus ja kordumatu ringkäik, mis on eelmisega sarnane, aga ikkagi kordumatu. Kuule, Laura, te peate tundi minema. Lähme meist. Aitäh! No Otskar, mul võib ka vahel õigus olla. Me ei pea alati vaidlema nagu ema ja isa kodus. No kuule, see on ju loogiline, me oleme vist oma vanemate moodi.